Hei, siin loogis võtan sind endaga kaasa meie mõnusale perepuhkusele Pärnus Estonia Resort Spaas, mis oli ühtlasi ka meie esimene spaapuhkus pisikese Byroniga. Igatahes alustame toast. Long story short on ka see, et algselt ma bookisin tavalise 2 inimese toa, kuid sinna jõudes saime suht kiiresti aru, et pere jaoks jääb see tuba ikkagi pisut väikseks, arvestades, et me oleme seal ka 2 ööd. Seega kiire kõne hotelli eeslauda ja juba saime oma asjad tavatoast peretuppa liigutada, mis oli igati väärt otsus ja selles mõttes maksma läks see meile lisaks 30 €, aga igati oma hinda väärt. Ehk siis peretuba on 2 korda suurem ja koos minibaariga, mis oli meie jaoks siis tasuta ja seda käidi ka teisel päeval uuesti täitmas. Ausalt öeldes esimesel õhtul olime me tervest nädalast nii väsinud, et me käisime küll korra spaas, aga ma ei teinud rohkem mingisuguseid klippe seal. Tellisime lihtsalt hiljem mõnusalt hotelli tuppa Wolti, tegime väiksed kokteilid ja lihtsalt puhkasime. Ja mis muu võiks olla hotellipuhkuse puhul olulisem kui hommikusöök? Nii et siit ongi nüüd näha kogu see suur ala, mis oli mõeldud siis hommikusöögiks, kus sai mõnusalt istuda. Ja toidu poole pealt ma ütleks, et absoluutselt kõigile valikut oli nii võileivamaterjali, oli ka sellist tugevamat hommikusööki, jäätist, võileivavalikuid, pontsikuid, vafleid, klassikalisi hommikusöögi helbeid, kes soovis sai putru süüa ja muidugi siit-sealt natukene värsket kurki, tomatit võileivale peale või lihtsalt kõrvale süüa. Ja muidugi kirsiks tordil sai ka mulli. Ja kellel juba suuremad lapsed, siis need said mõnusalt seal kõrvalmängu nurgas mürgeldada. Kiire klipp ka naiste garderoobist, enne kui keegi mulle alasti kaadrisse jalutab. Aga siit ka näete, et kes tuleb päris pisikeste lastega, siis nende jaoks on olemas ka söögitoolid ja vann. Kõige suurem pluss selle spa puhul oli ilmselt see, et vesi basseinis ja õhk väljas olid pea et sama soojad, ehk siis vette minnes, vees olles ja ka välja tulles ei hakanud kordagi jahe või külm ja selline tunne oli nagu oleks kuskil soojamaa reisil päikse käes. Byroni esimese une ajal oli meil plaan siis ta vankris magama jalutada ja otsida mõni lähedal asuv kohvik, kuhu me saaksime ta ehk akna taha magama jätta ja ise natukene siis sees istuda. Ja supelsaksad oli ideaalne selleks. Me saime ta tahahoovi kohe meie silme alla magama jätta ja ise samal ajal mõnusalt kohvi, kooki ja saiakesi nautida. Ja nii me saime ka mõnusalt endale kahekesi aega võtta, ehk siis rääkida mingitest muudest asjadest, ehk siis kõigest, mis ei puuduta last ja laste kasvatamist. Tagasi spaasse hüppasime läbi poest, võtsime natukene snäkke, miskit juua ja siis hotelli jõudes tähistasime juba tagantjärgi ka väikse Byroni 7. minisünnat, ehk siis ma olin tellinud Tallinnas koogi, mille me siis Pärnusse kaasa võtsime. Vahelduseks voice-overile ka mõned lõbusad klipid, mis ma hotellis tegin. No gluten. Pean ühe klipi tegema sellest, kuidas me Byroni 7. kuu sünnipäeva tähistame. Kreibi limonad. Kook, kus ma võtsin 2 ämpsu. Nii, kuidas soojendada lapsepüreed hotellitoas. Siia tassi siis keevvesi, teine klaas peale, püree sisse ja voila. Hakkasime Byronil mähkmed vahetama ja kui piisavalt kiiresti reageeri, siis on tulemus. Õnneks on Tanni pool voodist. Kõige huvitavam asi spaas olemisel on vannituppa ronimine ja põranda patsutamine. Don't mind. Sokid said pihta jalutamise käigus.
Laupäeva ehk siis teise päeva õhtu veetsime veel spaas sudistades, kuigi meie väikemees seda osa väga ei nautinud, sest sügelevad igemed ei lubanud veemängu asju suus kaugemale viia ja me proovisime pigem lihtsalt tal tuju üleval hoida. Õhtusöögiks tellisime tuppa sushit ja nii see spaapuhkus läbi saigi. Pühapäeva hommikul ei võtnud me veel otsesuunda kodu poole, vaid hoopis Pärnu Jaagupisse, mis on siis Pärnust circa 30 minuti autosõidu kaugusel. Need, kes mind pikemalt juba tunnevad, teavad, et me Tanniga oleme peaaegu terve elu lauatennist mänginud ja kuigi me aastake tagasi pintsiriketid kappi puhkama panime, siis Tanni sõbrad kutsusid ta üheks päevaks endale esiliiga mängupäevale appi. Nii et hommikul suundusime kolmekesi kõik saali. Seadsime end Byroniga saalinurgas mugavalt sisse, sõime natukene lõunaks putru, elasime issile kaasa ning kui päeva teine uni kätte jõudis, siis sõitsime kahekesi koju. Ma ei tea, kuidas see nii on, aga kui asju reedel kokku pakkisime, siis ma ei saanudki täpselt aru, et meil nii palju asju tegelikult kaasa oli vaja pakkida. Aga kui pühapäeva õhtul koju jõudsime ja ma autost hakkasin kõiki neid asju järjest välja tooma, siis seda üllatust, nagu oleks pool elamistust autost välja võlunud. Aga ega muud ei jõudnudki enam pühapäeva õhtul teha kodus, kui lihtsalt asju lahti pakkida, pesu pesta ja siit-sealt sättida. Ma võib-olla olen natukene magamata, sest ühel noormehel tulevad siin aadressil hambad, aga siis vaatate mind sellisena, nagu ma olen, I don't mind. Aga ma tahtsin lihtsalt siia, ennem kui me läheme vlogiga edasi, panna ühe klipi vahele sellest, mis on minu ja Tanni arvates hotelli plussid-miinused. Ehk siis, kui te hakkate hotelli valima või seda spaad, siis võib-olla saate neid arvesse võtta lihtsalt. Esiteks alustame miinustest ja me ei osanud muud väga kirja panna, kui see, et mina tõin välja, et hind 2 ööd reedest pühapäevani oli 335 €, see ei ole mingi salainfo on ja see on avalik info, et saate ise minna vaatama. See on suht kallis või mina võib-olla ei ole lihtsalt väga spaade hindadega kursis, aga korralik väljaminek ikkagi on ju ja 30 € siis see peretuba juurde. Siis te videost võib-olla nägite ka, et vannituba oli üpris väike, aga kui suur see vannituba peaks olema, see vannituba ei ole ju mõeldud seal pikemalt hängimiseks, lihtsalt, et oleks ruumi, ma ei tea, pesta, ma ei tea, sättida, värgid-särgid on ju ja selleks ju täiesti oli piisavalt ruumi. Ja siis hotelli ees oli tasuline parkla, seega me parkisime auto üle tee tänavasse ja seal oli tasuta, aga natuke pikk maa oli võib-olla kõiki neid asju nagu hotellituppa transportida. Aga plussid. Hea asukoht. Ehk siis kõik vajalik oli jalutuskäigu kaugusel, ta asub ranna ääres, ma ütleks, ma ei tea Pärnust väga midagi, aga minu jaoks oli hea asukoht, sest et kui me näiteks läksime kohvikusse, siis me jalutasime sinna võib-olla mingi 400 meetrit, 300 meetrit. Ja kui me läksime poodi, siis oli see ka umbes 15 minutit jalutada, ehk siis mitte väga kaugele, minu meelest kõik oli väga käe-jala juures. Siis väga sõbralik ja vastutulelik personal, nagu esimesest hetkest alates, need töötajad, kes seal eeslauas istusid, nagu väga-väga sõbralik ja nagu sihuke vastutulelik ja abivalmis, et see oli nagu väga tore. Siis spaas soe õhk ja soe vesi, nagu väikse lapsega eriti oluline, et ei hakkaks jahe ja iseendal ka oli tegelikult mega hea seal olla, sest tavaliselt on niimoodi, et kui sa lähed kuskile suurde basseini on ju, siis esimesed sammud tulevad suht rasked, sest see on ikkagi jahe ja ebameeldiv, ma ütleks isegi, ja tuled välja, siis ikkagi tahad midagi ümber kohe, sest et pisut hakkab külm on ju. Siis piisavalt lamamistoole, seal oli lamamistoole kui ka kotttoole, kui ka siis väike sihuke leboala on ju, või mitte leboala, sihuke chillimisala, kus sai siis istuda seal nagu kohviku ees. Et minu arust piisavalt, et kõigil jagus, vahest on spaades niimoodi, et vaata ainult mingi suur bassein ja siis on mingi 5 lamamistooli ja siis põhimõtteliselt on need ka kõikide mingite hommikumantlitega või käterätikutega kinni pandud, kes seal isegi ei ole, on ju. Siis spa-alas oli baar, kus jooke tellida, me muud midagi ei tellinud, just Tann äkki tellis Sprite'i ja jäätise kokteili kohviga. See on kõige parem asi, mida ma olen saanud proovida nagu viimasel ajal, see oli nagu mega hea. Ehk siis see on nagu väga oluline, et saaks nagu mingeid väikseid jooke võtta sealt on ju, Tannile väga meeldib see. Siis parasjagu saunasid, ma ütleks, et oli nagu kuumemaid, keskmiseid, nagu veel madalama temperatuuril, et igal
igale nagu maitsele midagi. Ehk siis minu arust täiesti paras arv, nagu vähe oleks, kui oleks 2 ja 20 tükki ka ei pea olema, et sihuke piisavalt oli kuidagi. Siis beebisõbralik, ma ei ole sellise pilguga ausalt öeldes käinud nagu kuskil mujal spaasel ringi, sest see oli meie sihuke esimene väljasõit, on ju, väikse Byroniga. Aga garderoobis olid siis need söögitoolid, kus sai last istuma panna, kelle laps juba istub, ja siis vann, et kui ta võib-olla sul veel ei istu, siis saad ta sinna vanni panna, et ta vähemalt ei roni või rooma sul minema sealt, on ju. Ja hommikusöögil ka olid need söögitoolid, kus last panna, kuigi ma arvan, et need on igal pool olemas. Nii et rohkem ma ei oskagi välja tuua, ma arvan, et te saite oma esmamulje juba sellest vlogi esimesest poolest kätte. Nii et lähme vlogiga edasi. Tšau! Lõpuks me oleme jõudnud jälle vlogiga edasi liikuda. Nädalavahetusel olime spaas, on ju, nagu te nägite. Ja kui me tulime koju, siis kõik päevad olid mega hektilised, mega toimekad, poes, trennis, ma käisin ripsmetes ja lihtsalt oleme jõudnud siia, et täna on juba neljapäev. Ehk siis aeg liikuda vlogiga edasi, et jääks väga pikk vahe sisse. Ja mida ma praegu tegema hakkan, on see, et ma jalutasin Byroni magama õues. Loodetavasti ta annab natukene aega, et ma saan rahulikult siis teha talle püreed. Ja põhjus väga lihtne, miks ma ise talle püreed teen, see tuleb odavam, see on tegelikult üpris lihtne ja ma ei julge faktina väita, aga ma arvan, et sellel on kindlasti kõrgem toiteväärtus. Nimelt, kui ma hakkasin üldse neid püreesid natukene lähemalt uurima, siis beebigruppides, kurikuulsatest beebigruppidest jäi mulle kõrvu sihuke asi, et laste kõige lemmikum maitse on mingi pasta bolognese purgitoit. Samasuguses väikses purgis. Ja ma ostsin selle ükskord ja mõtlesin, et ma annan Byronile proovida, et kõik lapsed kiidavad, on ju. Ja kui ma vaatasin, et seal on äkki 100 grammis 5% liha, mida neil on alates 6. kuust nagu iga päev vaja süüa, siis nagu kui palju ta peaks seda püreed ära sööma, et ta saaks sealt üldse nagu korralikku liha. Lihtsalt backstory ka, et väikeste beebide rauavarud kestavad kuni 6. kuuni ja pärast seda hakkavad need drastiliselt langema. Ehk siis sellepärast on oluline, et nad sööksid iga päev punast liha. Seal olid veel mingid variandid ausalt öeldes. Maksa võib ka anda selles mõttes, aga maksal oli ka, nii palju kui mina uurisin, oli see, et seda võib anda ühe korra kohta kas 10 kuni 15 grammi äkki ühe toidukorra kohta ja seda ei tohiks anda nii-öelda igapäevaselt, seal oli mingi 2-3 korda nädalas. Ja muidugi väga hea variant on veiseliha, sealiha ka nagu oli okei, aga seal olid mingid teised asjad jällegi, et kas ta oli äkki liiga rasvane, ma ei mäleta ausalt öeldes, aga mina olen ainult veiseliha Byroni andnud, kana on ta ka saanud, kana tal on väga maitses. Aga kujutage ette, nagu ma panen selle koostise ekraanile ka, et te lihtsalt näete, et kui palju peab laps sööma ühte püreed, et kui 100 grammis on 5% liha, siis kui palju on tal vaja seda, et ta saaks reaalselt oma raua kätte, ma ei tea. Ja siis müüakse poes ka selliseid, mul on mingi hipi veiseliha püree, on ju, ökoloogiline, alates 5. elukuust. Ja siin on koostis on selline vesi, veiseliha 41%, tärklis, riisijahu ja rapsiõli. Kui mina teen Byronile püreed, on 1/3 liha, 2/3 köögivilja ja ma panen sinna sisse natukene võid või nüüd uus asi, mis me tegime sõbrannaga, võib-olla olete näinud ka Instagramis minu reelsi selle kohta, et me tegime luuüdi, mis peaks nagu super kasulik olema beebidele. Või minge kindlasti vaadake seda ka, on ju. Siis nüüd ma võin panna ka seda luuüdi sinna sisse, sest et ta asendab ka nii-öelda seda rasvaainet, on ju. Et aga milleks me peaks oma lapsele tärklist ja riisijahu andma? Ta pole pooli asju saanud, ta ei oska veel süüagi, rääkimata sellest, et oskaks iseseisvalt, ma ei tea, vett juua või veel mingid 5-10 asja, nagu ta on nii väike, ta alles hakkab lisatoitu saama, et miks mul oleks vaja talle sihukest asja. Selles mõttes, et ma usun, et see on okei anda neile, sellepärast et lastetoidud on üpriski kõrgelt nii-öelda kõrgete kvaliteedistandarditega või väga nagu kontrollitud, et selles mõttes see on kindlasti ohutu ja kõik see, seda ma ei ütle. Aga kui on ise kodus nii lihtne teha püreed, siis see purgitoit on üpris kallis. Ma arvan, et see purk maksab 2,50, ma arvan, või 2,60, võib-olla kuskil saab Fooduka ka, on ju, parema hinnaga. Aga
miks mul on vaja neid muid asju sisse? Üks väga hea nipp, selline bränd nagu Baby Cool. Neil on sügavkülmutatud, selline tunne, nagu oleks püree pandud jääkuubiku vormidesse, jääkuubiku vormid nagu lahti tehtud ja siis kõik need tükikesed, mis on siis nii-öelda jääkuubikud, on ju, mis on tegelikult siis püreekuubikud pandud siis siukse nagu pakendi sisse ja sellega müüakse, on ju. Ja seal on minu meelest 100% veiseliha kuubikud ka olemas. Ma võin sellega siia panna, et siis teate, need müüakse lihtsalt suuremates poodides, kas äkki Selveris, Rimis, ma ei tea, kas Prismas on, sügavkülmaletis. Rimis on muidugi seal letis, kus on mingi talutoidab, sest mina ükskord läksin otsima neid Baby Cooli toite ja kõndisin Rimis sügavkülmaletid kõik lihtsalt nagu siksak läbi, mingi 5 korda, siis mu sõbranna ütles, et seal müüakse ja siis tuli välja, et need on hoopis seal talutoidab letis, mis on kuskil täiesti teises kohas, on ju. Igatahes, pikk jutt, hakkame pihta, ma näitan, kuidas ma teen Byronile püreed. Ma olen siiamaani teinud kogu aeg püreed kõrvitsa põhjal, et enamus on köögivilja osas siis kõrvits ja siis midagi sinna juurde. Aga ma mõtlesin seekord, et ma proovin bataati. Pidavat, see on niisugune hea kergelt magusa maitse ka, et võib-olla siis meeldib talle, kuigi tal pole üldiselt olnud mingisuguseid pretensioone minu seniste püreede osas. Ja panen brokolit, lillkapsast ja siin on mul vasikaliha fileetükid siis. Tükeldan ära, panen ühte potti. Võib teha eraldi pottides köögiviljad ja liha, aga võib teha ka ühes. Ma sain aru, et sellest pole mitte midagi. Ja see keeduvesi, mis silm tekib, sellega ma ka nii-öelda teen seda püreed siis vedelamaks, kui tal tuleb liiga tummine. Nii et hakkame pihta. Ja püreed soovitatakse teha, vähemalt minu ekspert on olnud ChatGPT, kes ütleb, lõikasin sisse endale, ütles, et üks osa võiks olla siis liha ja 2 osa võiks olla köögivilja. Tükkide suurus ausalt öeldes ei ole vahet, kuna niikuinii ma hiljem need ära püreestan, siis tegelikult nipp on selles, et mida väiksemad tükid, seda kiiremini see keeb ka, ehk siis ei pea nii kaua ootama. Kuigi siin on jah oht see, et bataat keeb palju kauem kui brokkol ja lillkapsas, aga tavaliselt ma lihtsalt võtan siis need osad välja, mis siis kiiremini valmis saavad. Et näiteks kõrvits on selline, mis saab väga kiiresti keedes valmis ja kui ta väga üle keeb, siis ta läheb väga vesiseks, ehk siis hakkab seal potis nagu ära lagunema, ehk siis selle järgi peaks natukene vaatama jah, et tükid lõigata siis väiksemad need, mis kindlasti keevad rohkem. Köögiviljad ma kõik lõikasin väikesteks tükkideks, panin siia potti ja siin on nüüd 873 grammi, ehk siis ma arvan kuskil mingi ligikaudu 300 grammi ma lõikan ka liha ja teise potti, sest et see pott on juba täis, on ju. Ja siis võib-olla ongi hea, et liha niikuinii keeb ka kaua, et siis võib-olla saavad ennem need valmis. Ma panin nüüd nii liha kui köögiviljad tegelikult ühte potti, sest selle sees ma püreestan ka. Vee panin lihtsalt peale, täpselt nii palju, et kõik oleks kaetud, mitte rohkem. Ja mingit soolega mitte midagi ma lisa siia rohkem, nii et liit tööle ja vaatame, kaua läheb. Kui liha keeta, siis hakkab siit sellist nagu, ma ei tea, kuidas seda nimetada, mingisugust vahtu välja tulema, mis on normaalne, aga lihtsalt kuna ma ei taha, et see hiljem sinna püree sisse satuks, siis ma korjan selle lihtsalt lusikaga välja, eraldi lihtsalt tassi ja pärast viskan minema. Ma loodan, et te kuulete mind, sellepärast, et ma tahan siin poti ääres istuda, et kui see kõik eema läheb, siis ma saan õigel ajal reageerida. Aga lisaks selle, et me Byronile täna püreed teeme, meil on vaja endale ka süüa teha. Ja ma tahtsin natukene rääkida lihtsalt enda suhtest toiduga. Ma olen alati terve elu olnud see söögiinimene, selles mõttes söögiinimene, et mulle meeldib süüa, mulle meeldib palju süüa ja mulle meeldib häid asju süüa ja magusat ka süüa. Ja see oli täpselt nii kaua, umbes 27 aastat mu elus, kui ma nüüd 2 kuud tagasi lõpetasin imetamise. Kuidas siis asjad muutuma hakkasid. Esimesed 2 nädalat, kui ma lõpetasin imetamise, mul koheselt ka menstruaaltsükkel taastus. Ehk siis mul võib-olla mitu, ma saaks öelda halba asja, langesid kokku, aga mitu asja, mis võib-olla mu seda organismi ja hormoone mõjutasid, juhtusid samal ajal, on ju. Ehk siis,
kui ma imetamise lõpetasin, see esimesed 2 nädalat, mul oli umbes 0 söögiisu, mind ükski asi ei isutanud üldse nagu, et oleks siis see, et mul lihtsalt ei tule ühtegi ideed, mida kodus süüa teha, aga mul lihtsalt konkreetselt nagu ei olnud isu ka nagu millegi vastu, et ma võisin süüa, aga nagu ülivähe on ju. Ja põhimõtteliselt esimesed paar nädalat oligi siis niimoodi, et mul oli süda paha, sisuliselt nädal aega hiljem, kui mul oli esimene menstruaatsükkel ära olnud, esimesed 2 hommikut ma ärkasin nii jõhkra pearinglusega, et ma reaalselt ehmatasin, sest et tavaliselt on niimoodi, et kui su pea käib ringi, siis sa viskad voodisse pikali ja sul läheb paremaks. Ma tegin hommikul silmad lahti ja mul pilt lihtsalt käis lihtsalt juba niimoodi. Süda oli paha, pea käis ringi, nagu nii kehva, kui veel saab olla, siuke tunne, et me oleme tagasi esimeses trimestris rasedusega, kuigi mul isegi siis polnud nii halb olla. Ja ma täiega ehmatasin ära, mõtlesin, et mis nüüd siis on. Ma käisin arsti juures ka, kõik perenäidud olid korras ja võib-olla oligi lihtsalt see hormonaalne tasakaal hakkas niimoodi kõikuma, et ma tundsin ennast 2 päeva nagu ülihalvasti. Ma olin põhimõtteliselt enamusest pikali. Jumal tänatud, et Annil on võimalus teha nendel päevadel kodukontorit, natukene rohkem Byroniga olla. Aga sisuliselt sellest saadik ehk siis 2 kuud tagasi, nüüd siis 2 kuud täis, mul ei ole ühegi asja vastu konkreetset isu. Varem oli niimoodi, et me sõime õhtuks näiteks mingisuguse, ma ei tea, näiteks mingi pasta. Meil oli kõht täis, me olime nagu täiega söönud mõlemad. Ja esimene asi, millest ma rääkima hakkasin, oli see, et homme võiks seda teha. Ja Tanni esimene küsimus on alati, et mingi, kas sul jäi kõht tühjaks, et miks sa juba toidule mõtled, on ju? Sest et mulle meeldib toit nagu. Aga nüüd on niimoodi, et mul ei tule ühtegi ideed, mida süüa teha. Ma ei suuda lihtsalt välja mõelda. Jah, ma võiks teha neid asju, mida ma olen siiamaani kogu aeg teinud, aga need ei isuta mind. Ehk siis ma tahaks veebruarist üldse võtta meie toidukulud ja kõik nagu rohkem luubi alla, sest mulle tundub, et liiga palju raha läheb toidu peale, mis on tegelikult kurb, sellepärast et raha võiks panna kuskile mujale, on ju. Ja põhimõtteliselt mul ei tule enam ühtegi ideed, mida kodus süüa teha, aga muidu mulle meeldib kodus süüa teha selles mõttes, et ma ei ole kodus küll selline, mu kohustus ei ole kodus süüa teha, kogu aeg poes käia, et umbes kui mees tuleb töölt koju, siis peab olema söök laual. Nagu ei, see ei ole minu kohustus, aga mulle meeldib seda teha. Ja ma vaatan vahepeal, et poti gaas pealt ära ei keeks. Ehk siis nüüd ma tahaks hakata rohkem uusi retsepte katsetama. Ja Aspiree kodulehekülg, super, seal on nagu kümneid ja kümneid erinevaid retsepte, üks näeb välja rohkem isuäratavam kui teine, ehk siis ma valisin ühe retsepti sealt, mida me saame hakata nüüd koos tegema. Ma ei tea, kuidas see välja tuleb, aga vaatame. Nii, ma valisin Aspiree kodulehelt sellise retsepti nagu quinoa-salat fetaga, puhtalt sellepärast, et me sööme hästi palju riisi ja makarone, nii et ma mõtlesin, et ma hakkan midagi sellega valima, kus tatart me sööme ka suht palju. Ehk siis ma valin midagi sellist, mida me üldiselt igapäevasti sööme, mida me võiks rohkem süüa, siis quinoa peaks olema väga kasulik, võib-olla ma eksin ka. Ehk siis mida läheb vaja? Quinoad, peotäis spinatit või rukolat, oliive. Oliive ma ei söö, seega ma söön, aga kuskil toiduses vist pigem ei, nii et ma jätsin need välja. Kirstomatit, jah, ma ostsin, kikerherned, ma unustasin osta. Aga ma mõtlesin, et ma ei jookse poodi neid ostma, vaid ma asendan selle pigem külmsuitsulõhega, mida mul on süvavkülmas mitu pakki vaakumpakendis, et võiks selle niikuinii ära süüa, on ju. Siis punassibulat ja küüslauku. Ma kumbagi ei taha nagu toorelt süüa, seega pigem ei. Fetat ja päiksekuetud tomateid. Need mul on olemas ja feta mulle väga maitseb, seega sellepärast ma selle retsepti ausalt öeldes ka nagu poole kohaga valisin. Et quinoa peaks väga kasulik olema, feta, mis mulle väga maitseb. Nii et ma panen quinoa keema, siis quinoa keeb koos Byroni püree mandiga siin ja siis hakkame kokku panema ja siis vaatame, kuidas läheb. Puista quinoad keevasse vette, oih. 1 osa quinoad, 2 osa vett. Ei tea selle kohta midagi. Ma ei viitsi nii palju ka mõelda. Köögiviljad ja liha on nüüd ära keenud. Ma kallasin siit vee välja. Võtsin keeduvett 1 tassi sisse lihtsalt selle jaoks, et kui mul on vaja seda püreed vedelamaks teha. Nii et ma hakkan nüüd showmixeriga seda püreestama ja siis vajadusel lisan siis keeduvett juurde.
tüki võid ka, sest et selle nii väikse tüki võiga ei ole hetkel mitte midagi muud rohkem teha, seda ei saa enam kuskil leiva peale määrida, seega las see ka jääda sellisesse. Mitte kõige esteetilisem klipp, aga ma natukene jätan sellele püreele tekstuuri, sest et niikuinii tulevikus ta peab õppima rohkem nii-öelda tükilisi asju ka sööma, ehk siis ja praegu siia sisse ma ei pannud rohkem ei võid kui selle väikse tüki ja ma ei pannud praegu luudi ka, sellepärast et kuna ma pole talle seda luudi veel hetkel andnud, siis ma ei tea, kuidas talle see istub, ehk siis ma lisan luudi siis, kui ma sügavkülmast vormid välja võtan püreega. Mul on Sheinist sellised silikonist vormid tellitud. Kaane peal on mõmmikud. Siia purgi sisse ma panen meile lihtsalt tavalisse külma praegu ja ülejäänud siis, mis alles jääb, ma panen ka sügavasse lihtsalt suurema nõuga, et siis saab ühe korraga üles sulatada ja siis ära süüa. Mu väike assistent ärkas ka unest, nii et ta hakkab siin taga nüüd möllama. Mina nii kaua quinoa on keedetud. Spinatilehed ma pesin ära, tomateid ma pesin ära. Nüüd ma lõikan kalast väiksed mõnusad kuubikud, mida oleks hea süüa. Lõikan natuke nendele siia ette ja siis pärast hiljem on siit hea võtta. Nii et mu väike assistent on siin väga pöördes kõrval, aga proovime nüüd see toidu kokku panna. Ehk siis ma tõstan siia esimeseks kihiks quinoaad. Siis ma panen spinatit, mida ma siin pesin. Siis ma arvan, et ma panen need lõhetükid, mis ma siin puhastasin. Nii. Ja siis ma panen tomatit. Seda ma võin panna siin rohkem, või nii palju, kui ma puhastasin. Sellepärast, et tomat mulle väga maitseb, eriti kirstomatid. Ma panin lõpetuseks siia ka sidrunipipart ja natukene soola peale, kuna mulle pigem meeldivad soolasemad toidud. Nii et head katsetamist teile kodus ja head isu! Ja kõigile neile, kes tahavad ka eeskävolliselt padelis õppida, siis siin on Timo poolt üks tohuta õppevideo. Ja kuna meie väike hambamees ärkas juba oma esimest unest, siis ma teen väga kiirelt väikse vlogi lõpu ka siia. I'm sorry, et selle 3. vlogiga nii kaua läinud, sest päris mitmed on teist kirjutanud juba, et millal tuleb. Ma arvasin, et iga nädal, isegi mu padelitreener ütles, et ma vaatasin, et eelmine nädal ei tulnudki, et kas ma magasin midagi maha. Iga nädal ei tulegi kahjuks. Ma tahaks, aga kõik muud asjad ka nagu tulevad siia vahele. Aga see selleks, tõmbame selle vlogi otsad siis kokku. Nüüd te olete 3 vlogi näinud minu igapäevaelu ja nüüd 4. vlogiks mul on natuke teistsugusem video mõtte tulemas. Ja mul on seal ka lisaks mulle üks üllatuskülaline. Võib-olla isegi 2, me veel vaatame seda asja. Nii et loodaks nüüd, et saame kuidagi tagasi selle vlogi rütmi peale. Aga nii kaua, kui vlog ei tule, siis hoidke mu Instagrami silm peal, sest et ma postitan sinna ikka mingid toredaid asju mu igapäevaelust. Nii et aitäh, et sa vaatasid ja järgmise korrani!